Tänases õppetunnis räägime sellisest huvitavast asjast, nagu see sõna on kiias. Ja tihtipeale tekitab see sellise tunde või mõtte, et tegu on miskisuguse autoga, millest me rääkima hakkame. Aga tegelikkuses on see sõna hoopis lühend ja selle lühendi taga on selline lause nagu kasvav igatsus ainete või siis alkoholi suhtes. Sõna kiias on justkui üks õudusunenägu. Ja selle kiiase ajal sõltlane siis ka toimib teistmoodi ja ta ise on ka teistmoodi. Ja me pisut tänases selles tunnis räägimegi, et mismoodi see sõltlane käitub, kui tal on peal kiias, ehk siis kasvav igatsus ainete või alkoholi suhtes. Ja ma näitaks kõigepealt, kuidas näeb välja ühe sõltlase tuju, kui tema on siis sellises staadiumis, nagu on peal kiias. Ehk kui tavainimese tuju on ikka tihtipeale kõigub, ta ei ole kogu aeg ühesugune, aga tavainimesel on ta just selline sujuv, tema tujud. Iga päev ei ole kindlasti sama päev, mõni päev on natukene kehvem päev, mõni päev on parem päev ja iga normaalse ja tavalise inimese tujud ikkagi mingil määral kõiguvad. Aga nüüd järgmisena teen ma joonise, milline on tuju sõltlasel, kui teda nii-öelda kiusab kiias. Selline hästi teravate otstega ja väga järsult muutuvate tujudega. Üks hetk on ta väga rõõmus, järgmine hetk on täielikult kuri, üks hetk on kurb, järgmine hetk on täielikult rõõm. Ja see on selline üks näide, millest saab aru, et inimesel või sõltlasel on siis tulemas kiias või juba on kiias. Ja üldiselt kiiast võib näha ka erinevates situatsioonides, erinevates kohtades, kas olles autoroolis, olles kuskil mujal. Üldjuhul hakkab see sama sõltlane ise otsima põhjust, et saaks midagi tarvitada. Ja ma hakkasin teatud ajahetkedel ise otsima põhjust, et midagi tarvitada. Ma olin olnud mingi aja kaine, mingi perioodi ja siis hakkasin ma järsku otsima mingisugust põhjust. Kas minna poodi, kas minna kuhugi, minna kellegile sõbrale külla, aga ma vajasin põhjust selleks, et seda teha. Ja see on üks elementaarsemaid ja kõige väiksemaid kiiaseid, kui ta hakkab esinema. On olemas veel palju sügavamaid ja tugevamaid, milleni me ka kindlasti täna jõuame. Siis näiteks võin tuua, kui olles juba olin programmis, siis oli minul kuskil 4 nädalat olin programmis olnud ja iga suitsetaja teab, kui hea on hommikul teha suitsu kohvi kõrvale. Ja ma jõin hommikukohvi ära ja ma läksin õue ja õues oli parasjagu selline niiske ja sükene hämar ilm ja suust tuli hingeauru. Ja ma hakkasin justkui suuga suitsurõngaid tegema. Niimoodi. Ja sellest tekkis mul selline tahe, et ma mõtlesin, et ma lähen tol hetkel programmist minema. Ja see on see, mis on need käivitavad mootorid, need samad kiiased, kasvav igatsus ainete ja alkoholi suhtes. Iga asi meenutab midagi, kui sul mingi vana asi meenub midagi, ta hakkab kasvatama midagi sinu sees, mis hakkab sinna poole kiskuma. Üldjuhul kiiast sõltlasel ise on väga raske tabada ja märgata, aga kiiast näeb sinu kõrval olev isik kõige paremini. Ta näeb ja tabab ära, millises hetkes oled sinu seisund, kuidas on, kas sa oled närviline, kas sa oled kergesti mõjutatav ja seetõttu on kõrvalisikul seda kõige parem näha üldse. Aga kui me hoiame enda kaitsemehhanisme enda ees, siis meil on ka raske seda kõike vastu võtta. Nii et üldjuhul kiias siis märkab tavaliselt tema kõrval olev isik. Kui me pisut räägime nendest ajafaasidest, et millal siis need kiiased toimuvad ja millal siis sõltlasel on kõige selline levinumad
faasid, millal temal tuleb peale tavaliselt kiias. Ja need ma kirjutan ka tahvlile, et oleks ka teil ilusti kenasti nad näha. Nii et esimene ajafaas, siis millal kiias tavaliselt peale tuleb, on 4–6 nädalat. 4–6 nädala sees oldud kaine aeg, siis sellel hetkel toimub tavaliselt üks esmane kiiase nagu tulek. Ja see oli ka see sama tulek, kui minul oli programmis umbes läbi saadud aeg. 4–6 nädalat kuskil. Ja siis tavaliselt üldjuhul juhtub nii, et siis tuleb see esimene kiias. Teine periood, millal see on, toimub, on siis 4–6 kuud. Täpselt sama asi lööb välja siis ajavahemikul, kui on kainet perioodi olnud siis 4–6 kuud. Üldjuhul tulevad tavaliselt sel hetkel meelde just siis, nagu et kõik on justkui saavutatud juba. Et kõik on justkui juba nagu valmis ja mu tervis on päris hea ja selline tundub, et ma olen päris pikalt juba nagu kaine olnud. Aga 4–6 kuud on siis see aeg, millal tavaliselt üldjuhul tekib see uuesti. Järgmine kolmas ajafaas tavaliselt on 11–13 kuud. 11–13 kuud siis. Ja see on üldjuhul meie siis esimese programmi aeg, et kuskil aastane aeg. Ja see tähendab seda, et inimene saab justkui kõik teada ja kõik on tal justkui nagu ammutatud ja siis tekib see kiias aeg tal peale. Ehk siis seal tekib liigne enesekindlus. Liigne enesekindlus erinevate asjade suhtes. Ma olen täiesti kindel, et ma saan hakkama. Ma olen täiesti kindel, et ma ei kuku mitte kunagi. Ma saan nende asjadega hakkama, oma probleemidega saan hakkama, aga tavaliselt üldjuhul, mis toimub sellise liigse enesekindluse peale, toimubki see, et see kukkumine toimub uuesti. Ja 11–13 kuud siis on see vahemik, kus on liigne enesekindluse aeg. Ja neljas selline põhiline aeg, millal see on siis 20–22 kuud. Ja üldjuhul 20–22 kuud on siis see aeg, kus siis tekib vaimuliku pühendumise puudumine. Ehk siis, kui me kipume piibli, Jumala sõna, Jumalaga osaduse ja selle jätma nii-öelda selja taha. Et kuna mina tean kõike, ma olen liigses enesekindluses, siis asetan palvevihiku omale selja taha kuskile, ma ei vaja teda, sest et mina määran ise endale asju ja nii edasi ja tekib see sama liigne enesekindlus ja ma justkui enam ei ole mul vaja Jumalat ja ma saan ise edasi minna. Nii et need on need esmased sellised ajavahemikud, mis ma siia kirjutasin, et mil tekib siis kiias. Loomulikult sellega ei ole kõik, et kui sa nüüd mõtled seal, et ma olen olnud 26 kuud näiteks kaine, siis see ei ole kindlasti kõik. Neid tuleb terve elu jooksul sulle kogu aeg, aga lihtsalt mida rohkem sinu elus, mida pikem on kainusperiood, seda rohkem sa hakkad ise aru saama sellest, millal tekib sinul see kiias. Ja sel hetkel oskad sa juba vastavaid asju teha, kuhu minna, kelle poole pöörduda ja nii edasi, et toime tulla sellega, et sa ei libastuks uuesti, ei toimuks uuesti langemisi ja muid asju. Nii et selles tunnis me siis ka tõime esile erinevad ajafaktorid ja erinevad ajad, me kirjutasime nad siia tahvlile ja et just aru saada, milline on sõltlase teel olevad sellised tähtsad nii-öelda kuud ja päevad, millal võib sellised asjad toimuda. Muidugi see ei ole nagu pitser kinnitatud, et just nendel kuudel ja nädalatel need asjad toimuvad, need võivad toimuda ka vahepeal kuskil, aga enamjaolt on need just levinumad.